Aitäh, austatud komisjoni liikmed, head külalised. Korra inimestele, kes alles liitusid ülekandega, et võib-olla taustaks selgitan, et meil mingi osa oli nüüd kinnine, aga tegime selle istungi avalikuks. Täna on meil teemaks siis RMK salajased kestvuslepingud ja kuna meil on ka Riigikontroll, kes uuesti tutvustab oma Riigikontrolli analüüsi, siis tulenevalt Riigikontrolli seaduse paragrahv 52 lõikes 4 kontrolli tulemuste arutamiseks korraldatud erikomisjoni istungid on avalikud ja sellest tulenevalt siis täna ka seda teemat käsitleme avalikult. Ja võib-olla natuke taustaks veel, et on valminud analüüs, mille tellis RMK koostöös Kliimaministeeriumiga, mis puudutab, kas oli võimalik keelatud riigiabi. Ja seda analüüsis advokaadibüroo Cobalt, kes tuvastas, et riigiabi ei olnud ja tegelikult ka oli eraldi välja toodud, et senine praktika võiks ka jätkuda. Omalt poolt on andnud lühikese analüüsi ka Riigikontroll, aga mul oleks palve Riigikontrollilt, et te annaksite oma hinnangu just nimelt Cobalti analüüsile ja sellele, et võib-olla millised need asjad, mis oleks pidanud juba algselt võib-olla hanke tingimustes lahti kirjutama, mis jäid analüüsimata ja mida te siis arvate sellest nii-öelda lõplikust tulemusest ja arusaamast, et seda riigiabi kui sellist ei olnud, sest nagu me saame aru, et põhilist küsimust ei analüüsitud, ehk siis seda, kas teised võimalikud ettevõtted said selle tulemusele kahju. Aitäh! Aitäh! Ines Metsola Nurminen, Riigikontrolli peakontrolör jätkuvalt. Kordan siis mõneti seda, mida ma juba natukene aega tagasi rääkisin, proovin uuesti. Riigikontroll on tutvunud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt tellitud õigusanalüüsi ja selle õigusanalüüsi juurde kuuluva majandusanalüüsiga ja otsinud, kas seal analüüsis on mingit sellist informatsiooni, mis paneks meid Riigikontrollis meie järeldusi või meie soovitusi ringi vaatama. Ja lühidalt kokku võttes peale analüüsiga tutvumist me jäime seisukohale, et meie hinnang, et auditeeritaval perioodil oli Riigimetsa Majandamise Keskuses müügiprotsess korraldatud nõnda, et keelatud riigiabi riskid olid maandamata, et see on jätkuvalt adekvaatne. Ja meie soovitused, mis me tegime Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimehele selleks, et oma tööprotsesse parandada, et see muutuks läbipaistvamaks, avalikkusele arusaadavamaks, eelkokkulepeteks, eelläbirääkimisteks oleks ka õiguslikud alused ja need mängureeglid oleks paigas, et ma arvan, et need soovitused on jätkuvalt asjakohased ja nende soovituste täitmist vähemalt avalike andmete pealt tundub, et Riigimetsa Majandamise Keskus on ka alustanud. Mis puudutab riigiabi küsimust, siis Riigikontrolli seisukoht ja õigusanalüüsi seisukoht lahknevad, aga see tuleb ka sellest, et meie tööülesanded on olnud erinevad. Ja Riigikontroll ei ole tutvunud selle hankelepinguga, mille alusel telliti õigusanalüüs. Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei tea täpselt, mida seal ka selle õigusanalüüsi alguses tellija veel kord omalt poolt andmetena kaasa andis, üle rääkis, et seda me kommenteerida ei oska. See, mida me näeme, on siis see, et õigusanalüüsis on keskendutud konkreetsetele lepingutele, konkreetsel ajahetkel sõlmitud lepingutele ja siis sel hetkel valitsenud turutingimuste analüüsile, mida Riigikontroll tegi teisiti. Me võtsime palju pikema periood oli 2017–2022 ja selles perioodis me ei vaadanud mitte neid 3 siis kõne all olevat ettevõttega seotud lepinguid, vaid me vaatasime sinna kõrvale ka kõiki teisi partnereid, kes samal ajahetkel tulid ostma sama metsamaterjali, samasugust siis nii-öelda toodet ja me vaatasime, kas Riigimetsa Majandamise Keskus on neid kohelnud ühetaoliselt, sest ka riigiabi õiguses ja riigiabis üldisemalt peetakse mõistlikuks, et tehingud oleks avalikud ja konkurente koheldaks ühetaoliselt. Ja see oli üks põhjus, kui ma ei hakka seda analüüsi enam kordama, et kui me olime küsinud kõikide erisuste anomaalite kohta selgitusi ja ka neid arvesse võtnud ja jäime ikka selle tulemusena, nagu mu kolleeg Silver siin hetk tagasi slaidil nägi, me jõudsime järeldusele, et meie poolt vaadeldud perioodil see müügiprotsess
sisaldas siis riske, mis võivad viia keelatud riigiabini, aga nagu ka Silver ütles, siis konkreetseid tehinguid ja nende tehingute ärianalüüsi meie ei teinud. Ja selles osas ongi meie tööd erinevad ja meie räägime tööprotsessist ja kuidas maandada tööprotsessis keelatud riigiabi riske. Õigusanalüüs keskendus väljavõtteliselt 3 lepingule konkreetsel ajahetkel. Ja aitäh. Nagu ma saan aru, et üks asi on see, et oli valitud selline kitsas valim, et ainult 3 lepingut ja ka need, mis puudutasid madala kvaliteediga puitu, ehk siis mingil määral nad võisidki näidata, et pigem RMK toimis kasumlikult ja teine aspekt on ka see, et üldiselt kestvuslepingu puhul tuleks vaadata mitte ainult sõlmimise ajahetke ja seda algust, vaid ka seda, mis selle lepingu kestvuse jooksul on toimunud. Et oleks välditud konkurentsimoonutus ja müügihind vastaks turuhinnale. Et ma saan aru, et ka need on need aspektid, mis siis Riigikontroll on juba ka omalt poolt kritiseerinud. Et kas te saate seda ka täiendada? Silver Jakobson, Riigikontrolli auditijuht. Et jah, me vaatasime, kuidas RMK kestvuslepingutes on tagatud turuhinna saamine ja me nägime tugevat korrelatsiooni selles, et mida avatum läbipaistvam menetluse liik valitud oli, seda kõrgemat keskmist hinda RMK sama sortimendi puhul sai. Ehk kestvuslepingud, mis endas sisaldavad 2 erinevat menetluse protsessi sealhulgas. Üks on siis konkurentsile rohkem piiratud, teine siis vähem piiratud, kus siis toimub ka päris konkurents hinna mõttes. Et siis need protsessi osad näitasid keskmisena väiksemaid metsamaterjali hindu. Ja samamoodi vaatasime ettevõtteid, kes siis kõik, kes kestvuslepingut said, et kuidas nendele hinnad kujunesid samas piirkonnas samal ajal ja ka seal tuvastasime erinevusi isegi kordades. Ja sellest tulenevalt tegime ka soovitusid RMK-le ja ka Kliimaministeeriumile siis ühelt poolt õigusaktide täiendamiseks, aga teiselt poolt ka protsessi täiustamiseks. Ja aitäh, et mul on nüüd jätku küsimus Cobaltile ja kohe te saate ka kommenteerida, et mul on põhiline küsimus see, et miks siis ei analüüsitud keelatud riigiabi kõige olulisemat tunnust, et kas teised ettevõtted võisid saada kahju sellest, et valitud ettevõtted said erisoodustust. Ja võib-olla siis teilt omalt poolt ka kommentaar eelnevatele Riigikontrolli märkustele. Ja ma alustan võib-olla selle analüüsi objektist. Et kuna riigiabi analüüs tuleb kehtiva raamistiku korras teha lähtuvalt ettevõttele tolle lepingu sõlmimise hetkel teadaolevale infole, siis isegi kui me oleks, antud juhul siis RMK, kui RMK oleks laiendanud lähteülesannet niimoodi, et me peame hindama ka võimaliku riigiabi riski lepingu kestvuse ajal, siis see tulemus ja see analüüs tegelikult oleks suuresti ühtunud praegust tehtud analüüsiga, ehk siis ma oleks ikka pidanud analüüsima seda, et mis oli RMK-le teadaolevat tolle hetke seisuga, kui leping sõlmiti. Nüüd kommenteerin siia juurde ka Riigikontrolli ajaraamistikku, et Riigikontroll võttis ajaraamistikku siis 2017 kuni 2022, ma saan aru, et selle osas ei ole midagi valesti, aga see ei ole nende konkreetsete lepingute puhul see õige ajaraamistik, kus me saaksime üldse mingeid õiguslikke järeldusi teha. Et kui me võtame lihtne näide, kui me sõlmime elektrilepingu ja ettevõtte näiteks on selle sõlminud 2001 aastal, kui meil sõda veel ei olnud. Kui me nüüd vaatame tagasi pisteliselt 2023 aastat ja näeme, et klient on saanud elektrit oluliselt odavamalt ja selle pinnalt järeldame, et see klient ja need teised kliendid, kes samal ajal pidid lepingut sõlmima, 2023 aastal lepingu sõlmisid, et see klient, kes varasemalt sõlmis, see on saanud suure eelise ja suure riigiabi. Et pigem on selliste kestvuslepingute puhul fakt, et üks pool pika aja pealt võidab, teine poolt kaotab, tavaline majandustegevuse
tagajärg lihtsalt. Siin nüanss peitubki selles, et me tegelikult lepingu sõlmimise ajal ei tea, kummale poole see hind läheb. Et siin on võib-olla majandusanalüüsi lehekülg 8 on üks huvitav selline tabel 1996 kuni 2015 aasta hindade osas, kus on näha, et 2005 aastast kuni 2006 aastast ehk siis ennem kui Estonian Cell leping aktiveerus, on paberipuidu hind languses. Ja kui ma võtan tolle hetke seisuga riigi vaatest, et mul on käsil olukord, kus mul mingid mahud jäävad metsa, sellepärast et ka tegelikult raiemahud suurenesid pärast seda lepingut, aga mul on hind langev ja siis ma leian endale eraettevõtja, kellega sõlmida leping, kus on kokku lepitud, et hind suva, mis tulevikus tõuseb, et see kontekst lihtsalt on erinev seal. Siis üks kommentaar veel seoses Riigikontrolli raportis välja toodud riskiga, et siin võib eksisteerida riigiabi, et selle osas ma arvan, et vähemalt mina isiklikult küll vastu ei vaidle, et see risk seal tõepoolest oli, sellepärast, et kui seda riski ei oleks, siis oleks minu analüüs olnud ka tegelikult ainult üks lause, et ei ole riski. Et see, et me pidime seda analüüsima, see, et me pidime kaasama majanduseksperdi, et see analüüs üldse läbi teha, see kõik tegelikult tõestas, et Riigikontrolli raporti poolt välja toodud küsimused on asjakohased, neid oli mõistlik uurida, me seda tegime. See, et meil jäi analüüsimata kõige olulisem küsimus väidetavalt, et kas konkurentidel tekkis kahju, siis see ei jäänud meil tegelikult analüüsimata. Majandusanalüüsi üks alustest oli nii RMK kui ka erametsa müügilepingute andmed. Selle raames, kuna me võrdlesime neid lepingu hindu, mis sõlmiti siis, võrdlesime nii RMK kui erametsa hindadega, siis selle raames me niikuinii võtsime arvesse kõik RMK ja ka Erametsa Liidu poolt siis sõlmitud lepingute andmed. Ehk siis me võrdlusi on mitte ainult paari lepinguga tegelikult kogu turu vastu oli see võrdlus. See, et turg tõepoolest 2017 kuni 2019 muutus, see ei olnud, nii palju kui mina aru saan, üks on see, et see on lepingu osas ette ennustatav, kuna minu teada olid need muudatused seotud hinnaga. Et tol hetkel minu teada ei olnud see küsimus mitte ainult Eesti metsaturus, aga ka rahvusvaheliselt juba. Siis viimane punkt võib-olla, mida tahaks adresseerida, on see, et lepingud olid salastatud. Riigiabi lähtepunktist, mida me analüüsime üldse ja mida meil oli võimalik analüüsida, on see, et kas riik käitus nagu ettevõtja ja kas ta käitus mõistlikult nagu ettevõtja. Nagu me teame, siis eraettevõtete puhul on lepingu konfidentsiaalsus üks peaaegu et vajalik tingimus. Ja siin kontekst, mida ma soovin anda, siin on see, et kui see on siis kogemus selliste suurte tehaste rajamise lepinguliste läbirääkimiste osas, et ennem kui jõutakse üldse otsuseni, et ma nüüd soovin tehase rajada, siis on laias laastus vaja vastata 3 küsimust enda investorile. Üks on see, et kus sa saad ülejäänud raha, ehk siis pangalaenud. Teine on see, et kus sa saad enda tehaseks vajaliku tarne ja kellele sa seda kaupa müüd. Need 3 küsimust. Kauba müügi osas tõenäoliselt nende lepingute vastaspoolte puhul olid neil mingid vastused olemas. Aga selleks, et raha saada, on sul vaja minna panka ja pangale selgitada ära, mis on sinu tehasega seotud riskid. Kui sa lähed panga juurde väitega, et mul on see aasta tarne olemas, aga järgmine aasta ma ei tea, sellepärast, et võib-olla kas A tuleb mingi looduskatastroof, mis tõttu ei ole võimalik näiteks metsa raiuda, ehk siis mahud vähenevad, või siis vastupidiselt tulevad mingid uued ostjad turule, kes ostavad kogu mu kauba ära, siis ma lihtsalt ei saa seda rahastust endale. Ehk siis see on küsimus, mis oli vaja ära lahendada, ehk siis see tegelikult natukene eristab neid 3 lepingut ülejäänud lepingutest. Oleks me saanud võrrelda teisi lepinguid ja me tõesti analüüsi raames me kaalusime seda, et kas me saame võtta teised mingi võrreldavad lepingud ja võrrelda nende hinnastamisega, siis me ei suutnud luua võrreldavat baasi majandustingimuste kohaselt niimoodi, et mis oleks andnud meile selle vastuse. Sellega võib-olla praegu ka üks kommentaar seoses kahju teistele, et me selle küsimuse tegelikult vastasime ka ära, sellepärast, et kui leping on sõlmitud turutingimustel, siis kahju
alati võib proovida näidata mingit täiendavat kahju, aga vähemalt meie hetke õiguspoole pealt me ei näe ega pea perspektiivikaks võimalikke kahjunõudeid nüüd eraettevõtete poolt riigi vastu selle konkreetse tegevuse raames. Sellega võib-olla kõik. Ja aitäh. No tegelikult see väide, et kui lepingud oleks olnud avalikud, et siis kas läbirääkimiste positsioon oleks halvem või midagi sellist, aga sellest natukene see kogu arutelu seisnebki, et kuna need lepingud olid salajased ja kinnised ja sõlmitud nii-öelda kinniste uste taga, et siis ei olnud võimalik teistel ettevõtjatel teada, et mis hinnaga müüakse. Ja sealt tekkiski see kahjulikum positsioon, et ma näen, et Riigikontroll soovib ka kommenteerida seda. Ja ma kommenteerin selle hästi. Ja korra Riigikontrolli siis. Mul ei olegi pikka juttu. Silver Jakobson, auditi juht Riigikontrollist, et müügiaruandeid analüüsisime me tegelikult perioodil 2013–2022, et see auditeeritav periood oli küll lühem, aga kuna ilmnesid, et on erikokkulepet, siis me liikusime ajas veidi tagasi ka. Jah, et seoses salajaste lepingutega inimlikult ma saan täiesti aru sellest, et hetkel on nii-öelda tagantjärgi turul ettevõtted, kes arvavad, et nad oleks võinud tol hetkel sõlmida paremaid lepinguid. Aga kui me vaatame seda riigiabi reeglistiku perspektiivist, siis meil ei ole võimalik luua nii-öelda kui oleks mingi teine ettevõtte tulnud tol hetkel. Meie uurimisobjekt, ja nii ta peaks olema, on see, et kas riik käitus kuidagi teistmoodi, kui eraettevõte oleks käitunud. Ja see põhjus, miks me küsime selle küsimuse riigiabi reeglistiku valguses, on see, et kui riik oleks käitunud teistmoodi, kui eraettevõte käitub, siis ei saa välistada turumoonutust. Ehk siis just selle turumoonutuse küsimuse vältimiseks me peamegi riigiabi reeglistiku kohaselt hindama, kas riik käitus nagu ettevõtja. Nüüd eraettevõtete vaheliste lepingute puhul on täiesti tavapärane, et lepingud on konfidentsiaalsed. Siin ei ole küsimus ainult sellest, kas ta on konfidentsiaalne või mitte, aga siin on ka küsimus selles, et juhul kui RMK turuosaline hakkaks avalikustama kõiki hindu lepingute osas, mis ta teeb, siis võib sellest tekkida indikatsioon ülejäänud turule, mis hinnamudelit järgida. See küsimus ei ole siin puhul selles, et kes võidab, kes kaotab, see küsimus on siin puhul see, et kas konkurents toimub nii, nagu ta peaks toimuma. Ehk siis kas me riigi tegevusega nüüd hakkame konkurentsi suunama mingis suunas ja siis me peaksime vastama küsimuse, et kas see on see suund, mida me tahame, või me laseme riigil käituda nii, kas me laseme ettevõttel käituda nii, nagu nad sooviks käituda. Ehk siis siin pigem ongi see, et see on valikute küsimus lihtsalt, et kas me soovime lasta RMK käituda nii, nagu tavaline turuosaline käituks, või me soovime seda täiendavalt reguleerida. Et soovitus siin puhul meie poolt on see, et mingid raamistikud võiksid täpsustavalt olla, puhtalt sellepärast, et riik või RMK käsitleb avalikul vara, aga see, et kas me peaksime kõik avalikustama, et selleni meil on võimalik jõuda. Ja kommentaare siis Riigikontrolli kommentaar. Agna ja RMK juhatuse liige. Kommenteeriksin seda avalikud või salajased lepingut siis nii palju, et RMK uue juhatuse esimene otsus 2022. aastal oli tegelikult kõik kestvuslepingud avalikuks teha ja ilmselgelt on ajavahemik 2022 ja 2001 väga erinev turu mõistes. Nii et võib-olla võiksimegi liikuda sinna, et me saame tegelikult anda veel ka ülevaate siin kolleeg Esko, et mida me tegelikult sellest auditist tulenevalt juba ka edasi oleme teinud erinevate tegevuste näol, mida Riigikontroll oma soovitustes ka andis. Ja, et lihtsalt ma kommenteerin, et tulenevalt see, et mida Koobalt siis ka eraldi soovitas, et tegelikult võiks nii-öelda täiendava tulu tõstmise eesmärgil selliste eelkokkulepete sõlmimist RMK-le võimaldama, ehk siis selle praktikaga võiks jätkata, et ma saan aru, et ikkagi RMK ei plaani ikkagi sellise praktikaga jätkata ja selles asjas on asjad muutunud. Ja palun Riigikontrolli kommentaar ka sellele. Ja, kui võib Silver Jakobson auditi juht, et ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et meie auditi tulemus näitas seda, et kuna
mida avalikum ja läbipaistvam, kontrollitavam müügiviis oli, seda kõrgemat hinda RMK sama materjali eest sai, et siis ja kuna me võtsime ka kriteeriumiks, et RMK müües riigivara peab lähtuma ka rangematest nõuetest, kui see erasektori ettevõtetel on, ehk et tagada läbipaistvus, tehingute kontrollitavus, mittediskrimineerimise nõue ja nii edasi, et siis meie soovitus ka oli, et kaaluda just konkurentsi piiravate tingimuste vähendamist ja ka liikuda suurema läbipaistvuse poole. Ja aitäh, ma tegelikult ka nõustun siinkohal Riigikontrolliga, et ikkagi me siin ei analüüsi lihtsalt mingit ettevõtet ja see, et kuidas tema sõlmib tingimusi, et eraettevõtlus on üks, aga siin on ikkagi tegemist olulise riigivaraga, kus me lähtume ka eraldi riigivara seadusest. Aga mul on veel eraldi küsimus advokaadibüroo Cobaltile, et kas te olete varem kas nõustanud või teinud mingeid töid nendele ettevõtetele, kes on olnud ka antud analüüsi raames? Ma saan aru, et see on seoses eile õhtul ilmunud Postimehe artikliga. Ma pean tõdema, et kahjuks erinevalt sellest artiklist toodud meil ei ole olnud veel õnne neid ettevõtteid nõustada. Vähemalt mulle teadaolevas ulatuses. Ma saan aru, et Granuliga meid on korraks praegu kokku pandud, aga kahjuks selle Granuli tehingu osas me nõustasime finantseerijaid, ehk siis Granul tolle tehingu raames oli meie vastaspooleks. Aga me proovime paremini, et järgmine kord õnnestub. Ja, ma lihtsalt küsin, et kas te mõtlete, et teil ei ole, et kas teil isiklikult või te ikkagi peate Cobalti advokaadibürood? Nii palju, kui mina tean, vähemalt minu olemasolu raames, kui ma seal olen töötanud, et mis on siis peaaegu 8 aastat või rohkem, me ei ole nõustanud ei Granulit ega Estonian Celli. Et siis see, mis puudutas nii-öelda Granul Investi omandamise ja see finantseerimise küsimus, et kas see on siis vale väide teie enda kodulehel? Ei, see uudis on, me tegelikult saatsime lugupeetud ajakirjanikule ka ühe täpsustava kirja täna, vähemalt ma loodan, et see on välja näinud. Me nõustasime siis kodulehel ja kodulehel ma loodan, et see on kirjas ka, kui ei ole, siis me loomulikult vaatame üle ja parandame, aga me nõustasime panka, kes siis andis Granulile raha, ehk siis vastaspoolt. Nende panga ülesanne on kontrollida, kas Granuliga on kõik okei. Mis see panga nimetus on? Ta oli üks rahvusvaheline pank, aga ma kahjuks jään selle panga nimetuse ütlemisel praegu võlgu. Ma isiklikult ei nõustanud seda. Seda nõustas meie väga tubli finantseerimise tiim. Ja, sest praegu on, kuidas mul on see koduleht ees, et Cobalt nõustas kliente Apollo Global Management tütarettevõtte Granul Investi omandamise finantseerimisel. Et jah. Et siis lihtsalt kogu see pealkiri ongi nagu vale. Ei, seal vist on kirjas ka, et me nõustasime finantseerimisel, ehk siis finantseerijaid. Me vaatame selle täpsustuse üle ja siis tuleme tagasi. Ja lihtsalt miks ma selle tõstatasin, et meil just oli meil eelmine 21. oktoober istung, kus siis me seda teemat käsitlesime ja siis oli ka asekantsler Antti Tooming tõi välja, et hanketingimustes on eraldi kirjas, et pakkuja ei saa olla seotud ühegi RMK varasema tegevusega ega ka nende viidatud ettevõtetega, kelle osas siis see võimalik riigiabi küsimus on. Aga ma küsin, et kas teil on olnud ka mõni seos RMK nõustamisega? Mulle teadaolevalt ei ole. Selle nii-öelda täpsustus on see, et me oleme nõustanud ettevõtteid, kes tegelevad metsasektoris, aga me ei ole nõustanud ettevõtteid niimoodi, et vastaspooleks oleks olnud RMK konkreetsete tegevuste raames. Et nii-öelda me oleme nõustanud, konfidentsiaalsed reeglid on väga keerulised, aga me oleme nõustanud nii-öelda tehinguid, mis võivad olla kaudselt seotud RMK tegevusega, aga mitte niimoodi, et ma oleks ise esindanud ettevõtet ja pidanud läbirääkimise RMK-ga.
Ja võib-olla RMK saab seda kommenteerida, et lihtsalt me eelmisel istungil ka seda käsitlesime, et seal olid tõesti dokumendiregistris mõned Cobalti poolt tehtud, et võib-olla nüüd tänaseks olete ka selles osas selgust saanud. Ja tõepoolest tegemist on täpselt siis ühe nõustamisega, ma võin aastaarvuga eksida, ma arvan aastal äkki 2023 on siis Cobalt tegelikult analüüsinud RMK erinevate dokumentidega seoses seda, et kas tegemist on siis avaliku aktiga, haldusaktiga või mingi muu sellise, et millist nagu süstemaatilist, millist nagu raamistikku me peaksime oma dokumentide juures rakendama. Ma täpsustan siin puhul, et see konkreetne töö oli advokaadi poolt, kes hetkel Cobaltis töötab ja ei ole töötanud ka viimased 1,5 aastat. Ja no see vist ei loe, et kui ta enam ei tööta Cobaltis, ikkagi see oli Cobalti ettevõtte poolt too hetk tehtud nii-öelda analüüs ja töö selles osas, et huvitav, et teil kohe niimoodi see meelde tuli. Ja see tuli mulle meelde sellepärast, et kui me hakkasime kliendilepingu sõlmimisega tegutsema, siis ma mäletan seda sõnastust, aga ma ei mäletan, mis see töö sisu oli. Ja ma mäletan, mulle teadalavad, me ei olnud tol hetkel teinud. Aga ma siin puhul soovin üle rõhutada, et advokaatide huvide konflikti reeglid on advokaadi spetsiifilised. Ehk siis mul isiklikult siin puutumist ei ole. Ja ma korra küsin Kliimaministeeriumi käest, et lihtsalt et teie hinnang, et kas te ise ei näe siin võimaliku võib-olla hanketingimuste rikkumise seoses sellega, et lihtsalt teiepoolne kommentaar sellele. Ja Maarja Kilter, Kliimaministeeriumi siseauditijuht, et kuna ma olin ka hankekomisjoni liige, siis ma tahtsin just korra veel avada ka hankedokumendi täpse sõnastuse, aga täpselt nagu öeldi, et advokaatidel ongi erinevad rollid, erinevad asjad, ka varasemates pakkumuste olukordades on olnud kohti, kus ühes suures, näiteks võtame kas Ernst & Youngi või mõne muu, et ettevõtteid, Eesti ei ole nagu nii suur, on ju, ettevõtteid, kes nõustamisi või analüüse teevad, ilmselt ei ole ka mingi meeletu hulk ja siin on nagu hästi oluline just see, et ei oleks riigiabi teemalisi analüüse ja selliseid suuri tegevusi olnud, et korra natuke vaatan siia teksti veel sisse, mis see sõnastus täpne oli, aga jah, siin selle koha pealt küll ei näe, et oleks mingisugune huvide konflikti risk. Ma ühe täpsustada lisan veel, et meie lähteülesanne ei olnud, ajakirjanduses ilmselt hästi palju välja toonud, et me oleme RMK advokaadid, et tegelikult selle analüüsi raames oli meie hinnangu või nii-öelda lähtepunktiks anda neutraalne pilt, objektiivne pilt sellest, mis oli toimunud. Ja selle raames me näiteks ei kooskõlastanud seda, et mis ettepanekud ja asjad me enda analüüsis välja toome, et see pigem eesmärk oli see, et me annamegi reaalse pildi sellest, et mis siin tegelikult toimunud on. Ja, et kasutan praegu seda ka võimalust, et minna nüüd natukene laiemaks, et me oleme muidugi eelkõige kitsalt just käsitlenud sellist riigiabi küsimust, aga jätkuvalt jääb üles küsimus see, mida ka Riigikontroll eraldi tõi välja, et üldse kuidas jõuti selliste lepinguteni, et miks just need ettevõtted, et kuidas just nemad sattusid nii-öelda läbirääkimiste uste taha. Et eraldi oli ka Riigikontrolli auditis välja toodud, et seda võib ka Riigikontroll täpsustada, et siis, kui nad siis tegid oma auditit, tegid intervjuusid, siis sealt ilmus selline info, et RMK sõnul on investeerimisest huvitatud ettevõtted pöördunud esmalt poliitikute poole ja sealt edasi on tuldud RMK-sse juba konkreetsete soovidega. Ja mis puudutab just aktsiaseltsi Granul Invest kokkulepete kohta, siis tuli RMK auditi toimingute tegemisala info, et RMK-le anti suunis aktsiaseltsiga Granul Invest ja osaühinguga Osula Granul koostöö kokkuleppe sõlmida Keskkonnaministeeriumi juhtkonna poolt. Ja suuliselt oli see kõik tehtud, mingit dokumente selle kohta ei ole. Et ma saan aru, et peale seda, kui see aruanne välja tuli, siis RMK omapoolses vastuses juba muutis seda nii-öelda pole esialgset infot ja ma tean, et komisjonides on seda mitu
korda muudetud ja nüüd on mul küsimus Kliimaministeeriumile selles osas. Kui palju nüüd, päris palju aega on sellest möödas, kui palju te olete nüüd püüdnud tegeleda, et siiamaani on olnud info, et Kliimaministeerium polnud üldse teadlik nendest lepingutest, et nüüd, kui see välja tuli, kui palju te siis tegelesite, et välja uurida, et kuidas, kelle kaudu, et üldse need lepingud sõlmitud sai. Et ma saan aru, et muidugi mingid inimesed on liikunud ja see, et Keskkonnaministeeriumi asemel on meil nüüd Kliimaministeerium, aga siiski, et arvestades seda, et Kliimaministeerium on täna nii-öelda järelevalveorgan, et kui palju te olete tõesti tegelenud, kui palju teil on nüüd uut infot selles valguses? Ja aitäh küsimuse eest, et Anti Tooming, Kliimaministeeriumi asekantsler. Et ma alustaks võib-olla sellest, et loomulikult me oleme tervikuna hästi nõus sellega, et igasugune riigi vara ehk siis ka riigimetsa müük peab olema läbipaistev ja need reeglid peavad olema kõigile ühtemoodi arusaadavad. Et selle valgus kindlasti Riigikontrolli aruanne on väga õiges kohas ja ka see töö, mida nüüd RMK uus juhatus on teinud, on väga õiges kohas. Ja see analüüs on lihtsalt üks osa sellest, mis aitab meid sinna suunda viia. Aga nüüd sellist juhtimisahel, et me oleme ka siin komisjonis sellest rääkinud, et see üldloogika ikkagi on ju läbi selle, et siis kliimaminister annab omaniku ootused siis RMK-le ja neid rakendab siis RMK nõukogu, kes teeb siis ka järelevalvet RMK juhatuse üle, kes siis praktikas neid kõiki asju ellu viib. Ehk siis meie ministeeriumi roll ei ole nii-öelda päris käsi sees kogu sellises protsessis olla. See on RMK ülesanne, selle jaoks on meil ka õigusruum olemas läbi Vabariigi Valitsuse määruse, et ikkagi sellist järelevalvet RMK tegevuse üle teeb ikkagi konkreetsemalt RMK nõukogu. Ja mis nüüd puudutab ka antud analüüsi või seda auditit Riigikontrolli poolt, et RMK saab ise ka kommenteerida, aga ikkagi me oleme kõik need tegevused ja ettepanekud, mida on Riigikontroll teinud, kas siis juba ära teinud, siin 7 tegevust on juba ellu viidud või siis 5 tegevust on veel töös ja lõpuks see siis päädib ka selle Vabariigi Valitsuse määruse muutmisega, et mis siis ka neid punkte, mida me oleme täna siin arutanud, et ikkagi need oleksid avalikud, et RMK-le oleks volitus siis selliste eelkokkulepete sõlmimiseks, et ka need tegevused me paneme ikkagi töösse. Ja selle baasilt on siis ka võimalik 2025 teisel poolaastal teha valik, et kas see eeldab ka ja vajab täiendavat kontrolli siis RMK siseauditi ja Kliimaministeeriumi siseauditi poolt, et see võimalus on meil ka olemas. Ehk siis hetkel meie keskendume kindlasti sellele tulevikule, meil ei ole eraldi fookust olnud selle ajaloo osas, et välja selgitada, et mis seal siis täiendavalt on, ehk siis me ei hakka tegema, kordama siis Riigikontrolli tööd, et kuidas sinna jõuti, et see oli ikkagi Riigikontrolli analüüs tehtud, et meie vaatame, kuidas paremini edasi saab teha. Aitäh! Ja aitäh! Tegelikult ma ikkagi päris ei saa nõustuda, et Kliimaministeerium ühelt poolt kehtestab omaniku ootused, aga teiselt poolt ei teosta järelevalvet, et siiski ja samal ajal te ütlesite, et järelevalvet teostab nõukogu. Nõukogus on päris palju ka Kliimaministeeriumi esindajad, ehk siis siiski ikkagi Kliimaministeerium on mingil määral ka järelevalveorgan ja peakski olema, arvestades, et me siin ikkagi räägime riigivarast, et arvestades viimaseid võib-olla erinevaid kaasuseid, mis meil on siin olnud, alustades Nordicast ja võib-olla lõpetades tõesti mingite väiksemate teemadega, aga igal pool on välja tulnud üks ja sama aspekt, et riik omanikuna ei ole teostanud sellist tõhusat järelevalvet, et riigiettevõtete üle. Jah, RMK ei ole päris selline juriidiline isik selles tavapärases mõistes, aga ikkagi, et Kliimaministeerium on kohustus ikkagi tagada seda, et kõik protsessid oleksid läbipaistvad. Mul on hea meel, et praegu selles osas see töö liigub, aga nagu ma teie vastusest sain aru, et tegelikult te ei ole praegu tegelenud sellega, et tuvastada ja saada aru, et kuidas just need ettevõtted valiti, kuidas juhtus nii, et need läbirääkimised toimusid sellisel viisil, nagu need toimusid, ma saan aru, et teil tänaseni pole vastuseid nendele küsimustele. No ma võin siis üle korrata,
et me selle tegevusega, millele te viitate, et sellega me täna ei tegele, et kuna me ei näe täna selle jaoks täiendavat vajadust, et Riigikontroll on selle analüüsi läbi viinud, mis sealt üles on jäänud, küsimused kaasa arvatud siis riigiabi osas, me oleme nagu täiendava töö tellinud, mis andis meile kindluse ja selguse, et tegemist ei ole keelatud riigiabiga, ei ole ka ohtu selleks, et ta ei vastaks turutingimustele, et selle töö me oleme tellinud ja ka kõik need muud muudatused, mis siin on nagu töös praegult, et on selle eesmärgiga, et see oleks läbipaistev, et see oleks seaduslik ja teeniks võimalikult kõrget tulus riigile. Ja mida täna ei ole ühtegi korda mainitud, et tegelikult me ei räägi ju nii-öelda ainult puhtalt nagu klassikaliselt sellest nagu metsamaterjali müügist, vaid et ikkagi, et meie ja RMK eesmärk on samamoodi, et see võimalikult kõrge lisandväärtus tuleks ka Eestisse, et seda puitu võimalikult kõrgelt nagu väärindatakse, et see on nagu ka kindlasti nagu suund, mida nagu me tahame edendada, et seda me ei tahaks nagu et ära unustada. Aitäh! Ja aitäh, et natukene selles teie vastuses ju ka kõlas see, et ütlete, et praegu te teete kõik selleks, et see tegevus oleks läbipaistev, oleks seaduslik. See nagu mingil määral see viitab, et ikkagi see, mis varem toimus, ei olnud päris läbipaistev ega ka päris seaduslik. Kui tohib, palun ärge pange sõnu mulle suhu, et ma ei ole öelnud, et midagi oleks ebaseaduslik olnud. Riigikontroll tegi rida häid ettepanekuid, mida me oleme nagu arvesse võtnud, mida me oleme ka töösse pannud, et see kõik oleks väga selge ja läbipaistev. Aitäh! Ja aitäh, et aga jätkuvalt, et ikkagi see, et tänane minister on võtnud selle seisukoha ja praegu Kliimaministeerium on võtnud seisukoha, et ikkagi need lepingud peaksid olema avalikud ja tagaksid läbipaistvuse. Seda on öelnud ka Riigikontroll, et mida rohkem oli läbipaistvus, seda tegelikult olid ka paremad hinnad. Ja üks hetk ma lõpetan. Ja siit tulenevalt on ka küsimus selles, et te ütlesite, et te ei näe vajadust, et oleks vaja tegeleda nende vanade asjadega. Ma saan ühelt poolt aru, et tõesti on ikkagi päris palju aega möödas, aga samas need lepingud olid päris pikaajalised. Et kas te ei ole kordagi mõelnud, et võiks tellida erikontrolli, et just Kliimaministeerium teeks seda ise, telliks, et saada aru, et ikkagi mis too aeg toimus. Et praegu me lähtume, et need asjad, mis meil on, et tõesti on Riigikontroll saanud, et see on see, mis ka Riigikontroll on tuvastanud, et mingisugused läbirääkimised toimusidki läbi poliitikute ja suunised tulid ministeeriumist ja et ma arvan, et tegelikult see on selline küsimus, mida võiks arutada ja et ka teada saada, et kas need inimesed, kes olid sellega seotud, on jätkuvalt ka näiteks RMK-s või kas või nüüdseks Keskkonnaministeeriumist saanud Kliimaministeeriumis töös. Et kas on kordagi mõeldud selle peale, et näiteks Nordica osas oli ka Kliimaministeerium, kes tellis erikontrolli, et Eesti Energia osas meil tellis Rahandusministeeriumi erikontrolli, et tegelikult see on täiesti tavapärane praktika, arvestades, et ministeeriumid on ikkagi meil sellised järelevalveorganisatsioonid. Ja aitäh küsimuse eest, et tuleb täpsustada õiguslikult, et kas Kliimaministeeriumil on õigus sellist erikontrolli tellida, et Nordica puhul minu teada nõukogu tellis selle töö, et RMK on ikkagi selline eriline organ siis või riigitulundusühistu ainuke Eestis, et siis see vajaks täpsustamist, aga saan kinnitada, et praegusel hetkel vähemalt, et ei ole meil plaanis täiendavalt mingit erikontrolli tellida, sest väga põhjalik töö on tehtud siis Riigikontrolli poolt. Me keskendume selgelt nendele ettepanekutele, mis sealt tuli ja ma arvan, et selle osas on RMK ka väga head tööd teinud, et ikkagi väga tempokalt on nagu liigutud, on täiendatud oma müügisüsteeme, korruptsiooniriske on vähendatud ja samamoodi on siis nagu plaanis veel täpsustada selle metsamaterjali hariliku väärtuse arvutamise metoodikat, mis oli ka üks nagu küsimus üleval ja ka päris mitmed muud punktid on siin veel laual, et me selgelt keskendume siis sellele, et kuidas tulevikus saab veel paremini kogu seda protsessi ellu viia. Aitäh! Ja et selles mõttes, et Kliimaministeerium on alati võimalus ka, kui mitte ise tellida, aga ka muidugi teha ettepanek nõukogule, arvestades, et ka päris palju Kliimaministeeriumi esindajaid on nõukogus ja nagu praegu ju ka toimub koostöö RMK-ga nii, et Kliimaministeerium edastab erinevad, seisukohad, aga ka omaniku ootused, aga
ka üleüldse erinevad tähelepanekud just läbipaistvuse osas, et ma saan aru, et viimase arengud ongi toimunud tänu sellele, et see on olnud nii Kliimaministeerium kui ka RMK, aga ka Riigikontrolli koostöös, et ma nägin, et korra oli kommentaar. Ja ma tahtsin ühe täpsustuse teha seoses selle väitega, seoses hinnakorrelatsiooni väitega, et avalikud lepingud toovad kõrgema hinna kui siis need kestvuslepingud. Et meie analüüsi raames üks selline huvitav tähelepanek, mille ma avastasime, oli see, et nende kestvuslepingute sõlmimise tulemusel see nõudlus tõusis nende materjalide osas, mis omakorda võimaldas liigutada seda nõudluse pakkumise tasakaalupunkti ehk siis hinda. Mis see tähendas, on see, et laias laastus analüüs ütles meile seda, et tänu sellele, et need kestvuslepingud tekkis RMK-l ka võimalus avalikult siis spotiga kõrgemalt seda puitu müüa. Ehk siis pigem ei oleks korrektne meie hinnangul väita, et eksisteerib tugev korrelatsioon avaliku hinna ja avaliku ja kõrge hinna vahel, vaid pigem on see, et eksisteeris tugev korrelatsioon selle kestvuslepingu ja tänu selle kõrgema hinna osas. Et ta on tegelikult väga oluline erisus puhtalt sellepärast, et küsimus oli siin puhul see, et kas teised hinnad, mis kestvuslepingute ajal müüdi, olid tegelikult turuhinnad, vaid pigem see, et mõlemad olid turuhinnad, lihtsalt üks fikseeriti varem ja ühe tänu kestvuslepingul oli võimalik üldse selle kõrgemat hinda nõuda. Ja aitäh, et ma kohe Riigikontrollile annan ka sõna, et mina just lähtusingi Riigikontrolli hinnangust ja nende järeldusest, et nemad ka hindasid palju suurema koguse lepinguid, et Cobalti analüüsis oli 3 lepingut, et ja see, millele ma viitasin, ongi just Riigikontrolli hinnang, et ka aga anname korra Riigikontrollile ja siis teie saate veel uuesti. Lihtsalt remargi korras, Silver Jakobson, Riigikontrolli auditijuht, et täiendav maht nagu nõudlus turul kahtlemata mõjutab hinda, aga ka Cobalti analüüs ei toonud ju välja, et juhul kui kestvusleping oleks sõlmitud läbi avaliku konkursi, nagu praegu RMK tegemas on, ja see täiendav nõudlus oleks tekkinud teistmoodi, et siis ei oleks sarnast mõju hinnale olnud. Ma selle osas vastu vaidlen, et see ei olnud analüüsi objekt ka, aga lihtsalt see lõhub ära selle korrelatsiooni, et avalik hind kindlasti tähendab kõrgemat nõudlust, pigem on see, et kestvusleping võis tähendada kõrgemat nõudlust. Et see on pisikene oluline vahe selle. Ja ikkagi fakt on see, et on asjad, mida siis Cobalti analüüsis ei analüüsitud, mis läksidki sellest lähteülesandest välja ja siis Riigikontroll vastavalt viitab sellele, mis siis nemad oma auditis leidsid, kus siis analüüsiti palju suurem hulk erinevad lepingud. Priit Sibul ja Irja ja siis Priit Sibul. Irja Lutsar, palun. Ja aitäh, et kui mina sind kuulan ja tõesti mitte juristina, ma usun, see on kõigile selge, siis mina nagu selle 2 analüüsi vahel väga suurt printsipiaalset erinevust ei näe. Et Riigikontroll ütleb, et oli risk korruptsiooniks või ebamõistlikuks riigiabiks. Ja sellega nõustus ka Cobalt. Sest teie analüüsisite ju neid lepinguid nagu ette, missugune risk on ja mis juhtuma hakkab. Ja kui analüüsiti neid lepinguid ja vaadata, mis siis tegelikult juhtus, siis ei leitud ebamõistliku riigiabi tunnuseid. Nii et minu meelest ei räägi nagu ühe teisele vastu, kui siin kõrvalt kuulata, et nagu selles oma põhiküsimus, mis meil oli, eks ole, et kas oli korruptsiooni siin antud juhul korruptsiooniga tegemist ja kas RMK on midagi ette võtnud nende asjadega, kus siis see risk on, siis minu meelest mõlemale küsimusele, esimesele küsimusele on ei, korruptsiooni ei tuvastatud ja teine, et RMK on juba oma tööprotsesse parandanud. Nii et mina sain küll nagu selles tohutult segases asjas natukene selgust. Ja aitäh, ma saan aru, et see oli pigem kommentaar kui küsimus. See oli pigem kommentaar, jah. Ja Priit Sibul, palun. Aitäh.
minu meelest on ka see, et kui on arusaadav, kes ja kuidas kestvuslepingutele ligi saavad, siis on need kestvuslepingud igal juhul nagu asjad omal kohal ja mõistlikud asjad. Aga mul on küsimus, et me see mineviku aruteludest nii-öelda oleviku ja tuleviku juurde tulles, et riigil oli eesmärk vähem väärtusliku puidu osas, nüüd siis kuulutati välja see konkurss ja mulle tundub, et selle avalikustamise ja avalike arutelude käigus, eks ju, kipuvad, ma ei tea, kas eesmärgid ka teistpidi ära unustama edasi, et nagu ei tule enam, ei pruugi nii-öelda selles kontekstis enam mõistlikke lahendusi tulla, sest ma saan, et kui alguses oli see mahu peale kuulutati välja konkurss, siis tehti komisjon, et ei juletudki otsust teha ja nüüd on otsustatud, et jagatakse see olemasolev ressurss nagu erinevate projektide vahel ära. Et mul on küsimus, kas selliste tegevuste tulemusena ei ole ikkagi see, et riik nii-öelda, et me jälle paari aasta pärast ei arutaks tegelikult, et kuna ei otsustatud kogu mahtu nii-öelda anda kas ühele või teisele, vaid me otsustasime igasse projekti veidikene ressurssi puistata, et lõpuks selgub, et tegelikult sellest ressursist nende erinevate projektide realiseerimiseks jääb ressurssi liiga väheseks ja nii-öelda riik ei saa õiglast hinda lõpptulemusena, eks ju, tagantjärgi võib see selguda. Et ma saan aru, et kuidas need nii-öelda need protsessid, et me ei peaks mõne aasta pärast kalleid advokaadibüroosid ja oma nii-öelda erinevat aega või Riigikontrolli peaks nagu midagi tuvastama, eks ju, et minu arust on, et kui ma praegu vaatan, siis minu arust juhtus nii, et meil oli ressurss, mida me tahtsime väärindada võimalikult palju ja nii-öelda tulid erinevad ideed, aga mulle tundub täna nii-öelda see, mis on avalikkuse kättesaadav, et see tulemus, kuhu RMK nüüd on jõudnud, on natukene teises ääres ja ei pruugi olla palju mõistlikum kui see, mida me ajaloost loeme. Aitäh! Aitäh, Agnai RMK-st! RMK selge eesmärk jätkuvalt on see, et Eestisse tuleks vähemalt üks siis väärindamise, biokeemia väärindamise tehas. Ja küsimus sellest, et kas see üdini avalik protsess on nüüd seda pigem kahjustanud või kasuks tulnud, see on spekulatiivne kõik, mis me ütleme, eks ole. Tänase seisuga me siiski oleme kõiki neid tegevusi ette valmistamas, et sellesse enampakkumisse minna ja oleme väga lootusrikkad, et need 5 ettevõtet, kes oma äriplaani tutvustasid, tegelikult ikkagi sinna ka pakkuma tulevad. Ja tõepoolest üks nendest sooviks osta päriselt siis kogu seda mahtu, mis meil pakkumises on, aga nagu me ütlesime, siis meie jaoks on oluline, et see tehas tekiks, et tuleksid uued investeeringud ja see komisjon, kes siis neid äriplaane hindas neid kõiki ka teostatavaks, nii et eks ma usun, et paari kuu pärast on meil oluliselt suurem selgus, et kuhu me oleme jõudnud, aga see on tõepoolest nii, et nagu justkui laual on nagu 2 äärmust, üks on siis konkurentsi, nagu siis ka Cobalt on öelnud, eks ole, et salastatud lepingud siiski tugevdavad konkurentsi, teine pool, kus me riigivara ikkagi anname ja sellega toimetame ja kasutusse anname, täielik avalikustamine. Praegune juhatus on võtnud selle seisukoha, et mida avalikum, seda parem. Ja aitäh, et mul on ka kohe jätkuküsimus, et kuna te ütlesite, et ka praegune juhatus ongi võtnud selle seisukoha, et pigem oleks kõik võimalikult läbipaistev, et te olete väga palju võtnud järjest otsuseid just selle tagamiseks, et kui palju RMK arvab, et peaks saama selgust sellele, mis siis tol ajal toimus ja kas teie näete, et erikontroll kui selline võiks tulla kõne alla? Riigiabi reeglite vaates, kui keegi turuosalistest tunneb, et tema õiguseid on rikutud, siis on võimalik tegelikult neil pöörduda õiguskaitseorganite poole ja lasta seda kontrollida. Praeguseks on see teada info olnud juba mitmed kuud ja meile teadaolevalt ei ole keegi nendest meie või RMK tolleaegsetest lepingupartneritest seda vajadust näinud. Et mida tollel ajal keegi mõtles, seda on võimalik ainult spekuleerida või siis õiguskaitseorganitel vajadusel uurida.
Et nagu ma saan aru, et te arvate, et RMK ise ei peaks uurima seda, et ainult siis, kui keegi peaks siis tegema vastava kaebuse või siis õiguskaitseorganid hakkavad seda nõudma, aga seda, et teha selgeks just nimelt kas või RMK enda vaates, et võib-olla vaadata üle ka personal, et võib-olla, et ei juhtuks kogemata sarnaseid asju, et me ju teame, et on olnud inimesi, keda ei ole roteeritud, kes ongi näiteks 15 aastat olnud selles valdkonnas ja ka selles, kes oli seotud nende lepingutega. Et kas siis näiteks kas või selles mõttes te ei näe, et RMK ikkagi peaks ise täiendavalt teostama kontrolli? Mitte küll sellel põhjusel, aga te näete, laua taga on meil uus kolleeg, puiduturustusosakonna juht alates 1. jaanuarist, Esko Oras. Ja tõepoolest inimeste hulgas või siis nii-öelda selle protsessiga seotud inimeste hulgas on toimunud muudatusi, aga mitte tulenevalt siis sellel põhjusel, millest teie praegu viitasite. Eelmine puiduturustusosakonna juht tõepoolest töötas sellel positsioonil väga pikki aastaid ja tegi kindlasti suurepärast tööd, aga on liikunud nüüd teistsugusele ametikohale. Kas te peate silmas Ulvi Kaubit, kui ma ei... Ulvar Kaubit, jah. Just. Et natukene läheb võib-olla teemast eemale, aga ma korraga tahaks küsida 2024 aasta eelarve, et see on küsimus Kliimaministeeriumile, et kas siis täiendavalt maksti või nagu anti raha RMK-le või mitte? Vabandust, RMK ei saa riigi või mitte rahandusministeeriumi või siis läbi rahandusministeeriumi, et lihtsalt meile komisjonile saabus vihje, et ma lihtsalt sellepärast, et kontrollin, kas RMK on saanud täiendavaid vahendeid nii-öelda riigieelarvest aastal 2024. Nagu ma ütlesin, siis RMK ei saa vahendeid riigieelarvest, me saame kasutada sihtfinantseerimist, aga siin ei ole tegemist riigieelarvega. Aga siis, kas on saadud nii-öelda sihtfinantseerimisi? Ma pean siin tunnistama, et ma jään vastuse võlgu, et ma pean seda kontrollima, aga ma julgen öelda, et kuna 2024 aasta oli ülemineku aasta, siis kui me muidu kasutame looduskaitseliste tööde puhul alati sihtfinantseerimist, siis siin ilmselt olid need mahud oluliselt väiksemad kui näiteks 2025 aastal. Aga veel kord, seda peab kontrollima. Ma korra küsin, sihtfinantseerimise otsus ikkagi tuleb läbi Kliimaministeeriumi? Ei pruugi alati tulla, aga ma siis mõne näite saan tuua, et kus on nagu Euroopa Liidu projektid, kus me siis tootame nagu riigi huvide täitmist, et on vaja siis kas siis näiteks jõgesid taastada, et me oleme saanud siis sihtfinantseerimist nagu näiteks Euroopa Liidu struktuurvahendite fondist, et nende puhul on see üks nagu näide, et mida nagu RMK-le nagu suunatakse, aga seal on ka oma osalus, mida siis RMK ise oma eelarvest nagu maksab. Ehk siis nagu tehniliselt ta justkui nagu tuleb riigieelarvest, aga minu teada nagu päris nii-öelda eraldi sihtfinantseeringut kuidagi tavapärasest nagu Eesti riigieelarvest nagu otse nagu ei ole nagu tulnud, aga ma loodan, et Agne saab seda täpsustada asja. Aitäh. Kliimaministeerium lihtsalt ka ei ole meeles, kas 2024 oli mingit täiendav? Peast ma ei oska nüüd öelda ja ma ei oska isegi nagu tehniliselt öelda, et kuidas nüüd see Euroopa Liidu struktuurvahendite puhul on, et kas ta võib tulla tehniliselt ka läbi Kliimaministeeriumi, et kui näiteks on nagu siis üks mingi projekt või meede, mida me rahastame struktuurvahenditest, et lõpuks ta jõuab sinna RMK-le, kes siis tellib kas siis nagu soode taastamist, jõgede taastamist, midagi sellist, kuna RMK viib hästi palju looduskaitselisi töid ellu, et neid tegevusi võib olla küll nagu läbi riigieelarve suunatud. Aitäh. Ja aitäh, mul on veel küsimus, on vist ka mõlemad nii Kliimaministeerium kui ka RMK, kuna te olite seotud hankega, et ma saan aru, et esimene hange tõesti kukkus läbi, aga teisel hankel osales, kui ma ei eksi, et 2 nii-öelda konkureerivat ettevõtet, et oli Cobalt ja teine vist oli Ernst & Young või... Wallace. Aga kas on ka mingi põhjus, et... Vabandust? Ühispakkumine. Okei. Et siis nagu ei olnud nii-öelda konkureerivaid? Ma ei kuulnud, vabandust.
Jaa, oli küll 2 pakkumist, lihtsalt olidki, et ühispakkumine, et noh, mitu ettevõtet osaleb, sellepärast et mulle tekib see küsimus. Aga mul oligi küsimus, et mis põhjusel siis lõppude lõpuks just valiti nagu Cobalt? Põhjus on hästi lihtne, odavaim hind oli selle hanke hindamise tingimuseks. Cobalti pakkumine oli odavam, mõlemad pakkumised olid tegelikult asjakohased ja kuna tingimuseks oli hind, siis selles mõttes ei olnud ühtegi rohkemat võimalustki. Ja mul on veel selline lõpetuseks veel küsimus Riigikontrollile, et ma ei tea, kui palju Riigikontroll on ka kursis sellega, et kunagi varem oli tehtud üks sarnane analüüs, aga ühe teise büroo poolt, et see oli siis Lille. Ja seal põhimõtteliselt olid sarnased lähteülesanded, et Lillo ja partnerid, aga seal nemad leidsid, et ikkagi selline pikaks ajaks kestvuslepingu sõlmine ei pruugi olla alati hea ja et on võimalik, et sellises olukorras võib olla tegemist riigiabiga, et lihtsalt kui Riigikontroll oskab seda kommenteerida, et siis kas te olete nagu analüüsinud või teinud nagu võib-olla sellist võrdlevat analüüsi ja võib-olla te olete ka ise oma auditis kasutanud või vaadanud neid materjale, mis on juba varasemalt sellesama Lillo ja partnerid büroo poolt välja toodud? Jah, me Silver Jakobson oleme seda analüüsi näinud ja oma auditis me ka samamoodi vaatasime pikemat ajaperioodi ehk et ei vaadanud ainult algselt sõlmitud lepingut, vaid ka lepingu muudatusi ja hindasime, et millised, et kas need lepingus sätestatud tingimused olid siis sellised, mis taganuks hariliku väärtuse saamise pika ajaperioodi jooksul. Ehk et lepingu muudatused ja hinnakorrektsioonid selles mõttes on asjakohased küll, mida vaadata. Tahtsin lihtsalt täpsustuseks öelda, et kuna ma Äripäevas, kui see Riigikontrolli raport välja tuli, siis ma Äripäevas vist andsin samasuguse kommentaari, et ilma analüüsita võib riigiabiris täiesti olla, siis praktiline pool on see, et advokaatidel ei ole võimalik anda muud nõu kui õigusteenus. Ja selle küsimuse jaoks vastamiseks oli meil vaja kaasata majandusekspert, mida me tegime. Kui me oleks seda teinud, siis oleks meie järeldus tõenäoliselt olnud sama nagu Lillo ja partneritel, ehk siis riigiabiriski ei saa välistada. Aga see ongi see põhjus, miks me majanduseksperdi kaasasime. Kas see majanduseksperdi kaasamis oli teie enda otsus või tuli selline soovitus väljaspool? Ei, ta on faktiliselt enda otsus, sest hanke tingimustes seda vaja ei olnud, aga nii-öelda juriidiliselt oli meil vaja seda kaasata, sest muidu me oleks pädevanud seda analüüsi tegema. Aitäh. Ma ei tea, kas komisjoni liikmetel on mingid küsimused, kommentaare veel tähelepanekuid? Vist ei ole. Ja, et ma tänan kõiki külalisi, et selle ülevaate eest, et minu isiklik muidugi seisukoht on jätkuvalt see, et tegelikult läbipaistvuse tagamiseks oleks hea, kui jõutaks aru saama, et kuidas too aeg neid lepinguid sõlmiti, et kelle kaudu, kuidas see suhtlus käis, lihtsalt juba selle jaoks, et tulevikus vältida seda olukorda ja mina näen, et selle eest põhivastutajaks on täna Kliimaministeerium. Aga aitäh kõikidele osalejatele.